Minu nimi on Maris Tammet, olen enesearmastuse ja õnneliku elu teejuht. Ja sa oled täna siin, et saada teada olulist infot, mida sul on vaja siis kuulda. Kõik asjad juhtuvad siin elus põhjusega. Ehk siis sa oled kindlasti põhjusega täna siin, et sa kuulad just seda videot just nüüd. See on sinu jaoks vajalik info, nii et ole hea, kasuta seda ja naudi väikest videot, võid ka pärast tagasisidet anda, ootan meeleldi. Aga räägime täna sellest, et ükskõik, mida sa siin elus ka ei teeks. Või olgu see siis enesearmastusega seotud, olgu see siis tööga seotud, olgu see siis perega seotud või olgu see unistuste täitmisega, eesmärkidega ja nii edasi. Siis palun hoia meeles üks oluline asi. Üks asi korraga. Ükskõik, mida sa siin elus ei tee üks asi korraga. Miks? Sest kui sa teed ühe asja korraga, siis sinu fookus on õiges kohas ja sa suudad fokusseerida sellesse ühte asja ja päriselt sa suudad sellega ära teha. See ei tähenda seda, et sa pead nüüd 3 nädalat selle ühe asjaga tegelema, mitte selles mõistes, aga lihtsalt, kui sa millegiga tegeled, siis pane oma fookus ühele asjale. Ja üks väga hea asi enda rahustamiseks, kui sa millegiga tegeled, hakkad paanikasse minema, issand, mul on nii palju asju teha, siis võta üks asi. Vali üks asi ja tee see üks asi ära. Üks asi korraga. Esiteks, kui sa kordad endale pidevalt üks asi korraga, sa rahustad ja maandad enda närvisüsteemi, mille sa muidu oma stressi, muretsemise ja kõige muuga siis paigast ära loksutad. Aga kui sa nagu tuletad endale kogu aeg meelde üks asi korraga, 1 sekund korraga, 1 minut korraga, 1 tund korraga, üks asi korraga, 1 hetk korraga, 1 eesmärk korraga. Kui sa nagu enda jaoks kogu aeg tuletad meelde üks asi korraga. Olgu see asi siis mis iganes, nagu ma lugesin sulle ette, see võib olla näiteks ongi 1 sekund korraga, 1 minut korraga, 1 tund korraga, ehk siis ajaliselt, et üks see korraga. Siis see võib olla mingi asi, näiteks ongi, et mingi üks eesmärk korraga, 1 soov korraga, 1 unistus korraga, siis mingid tegevused on ju konkreetselt, et ma ei tea, 1 arstiaeg korraga, 1 päev korraga, siis 1 toidukord korraga, 1 baastegevus korraga, kõik siuksed asjad, kui sa kordad endale üks asi korraga, see rahustab sind maha, see tõmbab su fookuse tagasi sellele ühele asjale ja sa suudad läbi selle teha oma asjad kiiremini ära. Sinu fookus on õiges kohas, sul asjad jooksevad ja sa oled maandanud ära oma närvisüsteemi. Sest nii nagu sinu närvisüsteem läheb paigast ära, nii hakkad sa koheselt looma igasuguseid muid kujutuspilte ja su fookus jookseb täiesti laiali, ehk sul ongi väga keeruline mingeid asju lõpetada või üldse alustada. Aga kui sa võtadki üks asi korraga, ma ei tea, sul on vaja mingi telefonikõne teha, siis sa teedki 1 telefonikõne korraga. Et meil on tihti väga pikad to-do listid, mida kõike me tahaks ära teha. Ja meil on neid mõtteid nii palju, mida kõike tahaks ära teha või mida kõike on vaja ära teha. Selle on vaja, selle puhul ka sõltub väga palju, sest tihti me paneme sinna nii-öelda nimekirja ka asju, mis ei kuulu tegelikult meie teha. Me ei pea neid tegema. Need ei ole vajalikud meie jaoks, aga meie mõtleme või tunneme, et see on nagu meie kohustus, et meie peaksime selle ära tegema. Ehk siis meie to-do listid või need listid, mis me oleme siis enda mõistuses loonud või paberil loonud või kus iganes, on megapikad.
Ja see viib meie närvisüsteemi väga rivist välja, sest meile tundub, et meil ei ole aega. Meil ei ole aega, et neid asju ära teha. Meil ei ole aega, et saavutada asjad, mida me tahame. Ja see tekitab meis meeletut pingeid, stressi, muret, mis viib siis närvisüsteemi paigast ära, viib meie keha paigast ära ja tundub, et kergem lihtsalt magama keerata, kui päriselt hakata neid asju tegema. Aga tegelikkuses tuleb lihtsalt hoida meeles, et üks asi korraga. Kui sa hakkad ennast tervendama, täpselt samamoodi, kui sa kuuled, võtad läbi näiteks materjale, loed raamatuid enesearengu kohta, enesearmastuse kohta ja kõige selle kohta, kaasa arvatud ka siin videod, mida sa kuulad, vaatad. Võta üks asi korraga. Sa ei saa tervendada kõike korraga. Usu mind, ma tean, ma proovisin. Ma tahtsin kõike korraga oma ellu rakendada ja see lõppes sellega, et ma põlesin läbi, sest ma viisin oma närvisüsteemi nii paigast ära, sest mina rapsisin siis siukse 20 asjaga korraga, et mul on vaja kõik need asjad kiiresti ära tervendada, kiiresti lahti lasta, selgeks õppida ja veel rohkem juurde siis enda jaoks koguda siis teadmisi ja kõike muud. Ja see lõppes sellega, et ma põlesin läbi, ma kukkusin tagasi, ehk siis mul ei olnud sellest kasu. Ja ma olen seda näinud nii paljude inimeste puhul, kes teevad täpselt sama asja, et nad unustavad ära, et üks asi korraga. Meie mõistus ja meie siis keha toimib väga hästi, kui me keskendume ühele asjale ja teeme sellega tööd. Kui me hakkame siit-sealt kolmandast kohast võtma igasuguseid erinevaid asju, siis see lihtsalt viib meid rivist välja. Kui sa tahad oma ellu tuua muutust, siis ära muuda tervet oma elu korraga, sest sa langed tagasi väga kiiresti oma vana elu süsteemidesse. Alusta ühest asjast. Kui sa hakkad oma elu muutma, muuda üks asi kõigepealt. Anna aega endal harjuda üldse selle mõttega, et ma nüüd muudan oma elus midagi. Et see ei ole see, et muudame kõik 100 asja ära oma elus ja siis on kõik ilus tore. See ei toimi nii. Esiteks, harjumuste puhul võtab põhimõtteliselt 90 päeva aega üldse, et see harjumus meile nagu hakkaks kinnistuma, et me oleks võimeline seda sujuvalt edasi tegema. Siis iga muutus, mis me teeme, ei ole lihtne, eriti kui sa oled aastaid või aastakümneid selles elanud. Näiteks mugavustsoonist välja tulek on üks väga keeruline osa, sest sa oled seal väga pikka aega olnud. See on sinu jaoks turvaline koht, kust välja tulla hüppega niimoodi, et ma veel teen 10 asja veel lisaks. Sa kukud sinna mugavustsooni väga kiiresti tagasi ja sa ei taha sealt enam välja tulla. Sest sa ei teinud ühte asja korraga, üks samm korraga, üks asi korraga. Sa ei saa nagu, kuidas ma ütlen, on väga keeruline õppida lendama ilma, et sa teeksid neid pisikesi samme enne seda. Sul on vaja vaikselt üks asi korraga, üks samm korraga astuda selleks, et tekiks muutus, tekiks see võimalus sinu elus, et sa saaksid lennata, et sa saaksid need asjad saavutada oma elus, mis sa päriselt tahad. Kui sul on mingi suur eesmärk, võtame kas või, et sa tahad kusagile tööle asuda, mingisse teatud firmasse, teatud siis töötajaks, teatud eriala peale, siis on ka see, et see on see lõppeesmärk, aga enne seda on ju sul veel vaheetapid, vahesammud. Esiteks sa pead üldse kandideerima sinna. Aga enne seda on sul vaja üldse välja selgitada, kas nad üldse võtavad inimesi tööle, mis on need kriteeriumid, millega nad võtavad just sellele ametile tööle,
kas sul on need täidetud, kas sul on need asjad olemas ja kõik sihuke osa. Need on kõik pisikesed sammud, mida sa alustad selle tegemiseks, et sa saaksid, jõuaksid sellesse punkti, et sa saaksid sinna tööle. Ja sa alustadki pisikesest sammust. Lähed kõigepealt vaatad üldse, esiteks, kas nad otsivad töölist. Siis edasi vaatad, mis on need kriteeriumid, kas sa kuulud nendesse kriteeriumitesse, kui sul on midagi puudu, kas sul on võimalus ennast täiendada. Kas sul on võimalus ennast täiendada, et sinu siis see võimalus sinna tööle saada oleks veel kõrgem. Ma ei tea, võib-olla sul on vaja praktika kohta või sul on vaja mingi kursus läbida, võib-olla üldse mingi lühikursus lihtsalt online'is saad ära teha, võib-olla mingi kas tasuta versioonis või siis mingi 10 euri, et sa saad omale mingi asja lisaks, mis siis annab sulle lisapunkte, et see töökoht saada. Ja niimoodi samm-sammu haaval, ehk siis üks asi korraga, liigud sa järjest lähemale oma eesmärgile. Ja kui sa võtadki selle nagu samm-sammu haaval, siis sa oled rahulikum, su fookus on, sa tead, mis on lõpptulemas, kuhu sa lähed, aga sa tead need vaikseid samme, mida sa teed iga päevaga. Ehk siis, kui muidu tundus see suur eesmärk, et mul ei ole isegi võimalus sinna tööle saada, siis on see, et iga samm, mis sa teed, see uurimine, see enda täiendamine ja kõik muu annab sulle juba lisapunktid ja sa mõistad, kuule, ma olen samm lähemal jälle. Mul päriselt on võimalik see asi saavutada. Aga see algabki sellest, et üks asi korraga. Kui sa hommikul ärkad üles, siis täpselt samamoodi tuleta endale meelde, et me alustame päeva küll, aga üks asi korraga. Kõik, mida ma täna teen, on üks asi korraga. Ma lõpetan ühe asja ära ja siis ma võtan järgmise. Üks samm korraga. Eriti oluline on, kui sa endaga tegeled. Näiteks, kui sa hakkad endas harjumusi muutma, hästi tihti tehakse see teema, et kui on baastegevused, ehk siis näiteks, et sa tahad toitumist muuta, tahad vett hakata jooma oma elus, tahad paremat und ja kõik muu siuke, rohkem värskes õhus viibida, trenni minna. Tee neist kõigepealt üks asi. Võta ette üks asi neist. Davai, tahad hakata trenni tegema, siis on ära alusta sellest, et ma hakkan 3 korda nädalas trennis käima. Jah, mõne inimese puhul see toimib, et ma hakkangi ja kõik lähebki sujuvalt ja nii on. Üldjuhul kahjuks, kui meil ei ole seda harjumust, pole kunagi olnud harjumust teha trenni, siis meie keha läheb täiesti šokiseisundisse, kui me see üks kord seal trennis ära käima. Esiteks on pärast kõik kohad jumala valusad, me oleme jumala väsinud, aga see tuleb sellest, et meie keha alles valmistub ette selleks. Ja me peame andma oma kehale seda aega, et ta harjuks esiteks selle treeninguga, teiseks, et need lihased ja asjad, mis sa siis hakkad treenima, et nad algselt ongi valulikumad ja selle tõttu, et su keha ei ole harjunud füüsilist tegema nii palju sellisel kujul, siis ta väsib kiiremini. Kui sa annad endale see üks samm korraga, üks asi korraga, ehk siis ongi see üks trenn korraga ja annad endale seda puhkeaega, seda nagu taastumise aega ja käidki üks kord nädalas trennis, selle asemel, et sa lood seda rutiini, et sul ongi üks kord nädalas sa käid, aga sa võtadki rahulikult. Ja kui sa seda trenni teed, et sa ei lähe nagu pauh kõige hullemate asjade peale, näiteks jõusaalides, mida tehakse hästi tihti, mul on vaja kiirelt vormi saada, siis ma lähen, panen omale mingid hullud masinad peale. Pole ime, et su keha annab otsad. Et sul pärast on mega raske olla, sa ei suuda liikuda, sa ei suuda midagi teha. Sa lihtsalt viisid oma keha šokiseisundisse. Aga kui sa võtadki rahulikult üks asi korraga,
üks aparaat korraga, siis üks tase korraga. Ehk siis jõusaalis, et sa lähedki kõige miinimumiga, teed esimene kord lihtsalt läbi need asjad. Need harjutused, valid masinad välja, võtad rahulikult. Nädala pärast lähed uuesti ja siis, kui oled valmis, siis sa võid raskemaks panna teine tase. Kuigi ma soovitan ikkagi paar korda vähemalt teha selle rahulikuga, et su keha harjub sellega, et me nüüd hakkame trenni tegema, see hakkab meie normaalsus olema ja me võtamegi rahulikult. Sujuvalt läheme sellesse sisse. Siis me oleme palju rohkem selleks valmis. See harjumus muutub meie jaoks normaalsuseks. Ja me saame peale seda, kui olemegi harjunud näiteks üks kord nädalas käima, siis me saame lisada neid kordi, et hakkan 2 korda käima. Et see on see, et üks asi tuleb korraga võtta. Selleks, et muutus elus toimuks või see, et sa saavutaksid oma eesmärgi, alati tuleb meelde tuletada üks asi korraga. Ja kui sul on mega rasked päevad, mega raske olla, keeruline olla ja nii edasi, siis hästi hea siis meeldetuletuskoht, mida endale korrata, ongi üks asi korraga, 1 sekund korraga, 1 minut korraga, 1 tund korraga, 1 päev korraga. Sa rahustad sellega ennast maha 1 hetk korraga. Sest ma mõistan, vahepeal meie närvisüsteem läheb täiesti hulluks, sest meil on nii palju teha, meil on kõik lööb nii-öeldes pea kohal kokku, et ma ei tea, võib-olla oli halb päev ka, siis sa võtadki selle, et tuled endasse, rahustad ennast maha, 1 asi, 1 tunne korraga. Kui sul on päeva jooksul kogutud 10 erinevat tunnet, emotsiooni endasse, siis võta 1 emotsioon ja tegele sellega korraga. See on hästi oluline, et tuletada ja hoida meeles. Sa võid endale võtta paberi ja pliiatsi ja kirjutada endale ülesse 1 asi korraga, 1 hetk korraga, 1 sekund korraga, 1 minut korraga, 1 tund korraga, 1 päev korraga, 1 samm korraga. Sa võid seda pikendada, võid panna palju pikema nimekirja, kui tahad, aga lihtsalt, hoia seda enda lähedal selleks, et rahustada ennast maha. Sest miks me üldjuhul oleme hästi närvilised, hästi siis endast väljas, ongi see, et me tunneme, et me oleme maha jäänud. Et me tunneme, et me ei ole jõudnud asju ära teha, mida me kõike tahame teha või mis meie pikas to-do listis on kõik kirjas. Ja siis veel vaadates ühiskonna normi ja kõike muud, kuhu keegi on jõudnud, siis meil tekib nagu väga suur surve, et ma olen ajas maha jäänud. See ei vasta tõele. Sa ei ole maha jäänud. Sa oled lihtsalt oma teekonna peal ja sa oled täpselt seal, kus sa olema pead praegu. See on see koht, kus sa saad kõige paremini õppida, teada, siis kogeda neid asju, mis sul on vaja selleks, et saavutada oma unelmat elu, oma õnnelik elu, jõuda siis tõelise endani, hakata kasutama oma potentsiaali. Täpselt samamoodi, nagu ma ütlesin selle video alguses, sa oled täpselt siin täna, kuulad seda videot põhjusega. Sul on vaja saada siit mingi oluline info, mis muudab su elu. Iseasi, kas sa sellest kohe aru saad, see on juba teine teema. Aga põhiline, 1 asi korraga. Kui sa seda videot vaatad, kuulad, siis ka 1 asi korraga. Ole kohal. Pööra tähelepanu. Sa võid võtta paberi ja pliiatsi ja kirjutada üles need asjad, mida ma sulle räägin, aga ole kohal.
tee üks asi korraga. Ma tean, ma olen ise samasugune, kes teeb 10 asja korraga. See on nagu teatud määral mu loomus. Olen alati seda nagu teinud, aga tänaseks ma üha rohkem üritan tulla rohkem kohale ja teha siis see üks asi korraga. Alati ei õnnestu, täiesti arusaadav. Sest kui sa kuulad ja kirjutad samal ajal, siis sa teed ka juba mitut asja nagu korraga, aga lihtsalt kui sa kirjutad läbi seda, mida sa kuuled, siis sa kinnistad infot endasse. Kui sa samal ajal teed süüa või sõidad autoga või koristad, siis su mõtted ja fookus on koristamisel, söögi tegemisel või sõitmisel. Sa pooleldi, võib-olla isegi mitte pooleldi, sõltub inimesest. Üldjuhul, kui sa tegeled muude asjadega, siis on heal juhul veerand sinu siis ajust, mõistusest suudab fikseerida seda, mida sa kuulad. Kui sa kuulad ja teisi asju ei tee, siis sa saad 100% sellest kaasa võtta. Jah, kui sa mõtled ka muudele asjadele, täpselt sama efekt. Sa võtad väga vähe infot endasse. Aga nagu ma ütlesin, siis kõik vajaliku saad sa ikka kätte, sest hästi tihti me tervest sellest, ütleme, kui sul ongi 2-tunnine video, siis sellest 2-tunnisest videost meie mõistus fokuseerib ära need laused, mis olid kõige olulisemad sinu enda jaoks, miks sa üldse seda videot vaatama hakkasid. Kuid sa ei pruugi seda nagu koheselt tabada, ehk siis see jääb sinu alateadvusesse ja kunagi hiljem võib-olla sa kaevad selle üles sealt ja hakkad kasutama. Kuid sul on palju kergem, kui sa oled kohal, hoiad oma fookust, üks asi korraga ja sa saad kogu info kätte juba praegu, mida sa saad rakendada koheselt oma ellu. Aga põhiline reaalselt, kui sa tahad enda närvisüsteemi maha rahustada, pingeid leevendada, stressi leevendada, mure vähendada, siis võta korda endale üks asi korraga, üks hetk korraga, üks sekund korraga, üks hingetõmme korraga, üks tunne korraga. See toob su siia ja praegu, see rahustab su maha ja see aitab sul rahulikult siis edasi tegutseda. Lisaks, kui sul muidu on ainult, sa näed ainult probleeme, et kõik on nii raske, elu on halb ja mis kõik veel võib tulla, eriti kui sul raske päev on ka olnud ja sa kordad endale neid lauseid, rahustad ära oma närvisüsteemi, oma kõik pinged, stressi, siis sa hakkad nägema ka neid lahendusi, et üks asi korraga. Hästi tihti, mis praegus seisus ühiskonnas on see raha teema, need rahamured täpselt samamoodi üks päev korraga. Sul ei ole muud nagu varianti, sul ongi see, et üks päev korraga, üks sekund korraga. Need lahendused tulevad, anna endale aega need leida. Sa ei aita endale ennast mitte kuidagi, kui sa oled närvis, pinges, mures selle pärast. Sest see viib sind rivist välja, see võib tekitab siis tervislikke probleeme, sa võid läbi põleda väga kiiresti, ehk siis sa võid jääda haiguslehele ja haiguslehe puhul sa juba jälle kaotad raha. Ehk siis tule kohale, võta rahulikult üks asi korraga. Üks hetk korraga, üks sekund korraga, üks tunne korraga. Täpselt samamoodi, kui on inimesed, kes on ärevushoog, paanikahoog, kõik siuksed asjad samamoodi korda, aita teda, korda talle samamoodi üks asi korraga. Üks hingetõmme korraga, tuleta talle meelde, üks hingetõmme korraga, üks hetk korraga. See aitab sind, see aitab teisi, kasuta seda ja hästi hea on seda ka kasutada laste puhul,
et tuletada lapsele meelde, tulen siia ja praegu. Ja võtame üks asi korraga, üks samm korraga. Kui me õpetame lapsi kõndima, siis täpselt samamoodi me ju kõigepealt tahame, et üks samm oleks korraga. Me ei oota talt, et ta peab jooksma koheselt. Me anname talle selle võimaluse, anname talle selle aja, et ta saaks teha selle ühe sammu korraga. Miks me endale ei luba ühte sammu korraga teha või ühte asja korraga? Täpselt samamoodi, kui me õpime uusi asju, näiteks sa oled kooli läinud, õpid uut asja, siis on ka üks teema korraga, ei ole ka 20 erinevat teemat sul selle sama asja kohta. Sellest on ju, õppesüsteemid on päris hulluks läinud, aga põhimõtteliselt ikkagi võetakse üks teema nagu korraga läbi. Ja siis võetakse järgmine. Tuleta endale pidevalt meelde üks asi korraga. Ja nagu ma ütlesin, sa võid selle kõike endale panna paberi peale ja hoida silmade all seda teksti üks asi korraga, üks hetk korraga, üks sekund korraga, üks minut korraga, üks päev korraga, üks tunne korraga, üks samm korraga, mis iganes sa sinna tahad panna. Pane need, mis sinu jaoks on kõige tähenduslikumad. Ja hoia seda lähedal. Ja iga kord, kui tekib vajadus, korda endale seda. Sa võid seda igapäevaselt endale meelde tuletada, sest sellega sa kohe maandad ennast ära. Kasuta seda kerget, lihtsat nippi oma elus. Kui sa nüüd seda kasutama hakkad, siis sa võiksid ka tulla jagama, palju see su elu on muutnud, kuidas sul sellega läks ja mida sa sellest arvad. Sest mulle väga meeldiks kuulda tagasisidet, et kuidas see siis sinu elus on hakanud rolli mängima ja lisaks on kõik teised, kes võivad su kommentaari lugeda või siis seda, kus sa kirjutad, nagu jagad seda tagasisidet, siis teised saavad ka sellest teadmisi, kogemust, mis on ülihea, sest see levitab inimestele seda head, tarka viisi, kuidas oma närvisüsteemi rahustada, kuidas vähendada pingeid, stressi, mure endas ja reaalselt jõuda siis oma unistusteni, oma eesmärkideni ja reaalselt hakata ka nautima oma elu. Sellepärast, et üks asi korraga, kas või kui sa lähed jalutuskäigule, üks jalutuskäik korraga on ju, siis sellel jalutuskäigul näiteks sa pööredki tähelepanu, mida sa näed seal ja sa võib-olla näedki ühte lindu seal, sa keskendud sellele linnule. Ehk siis ongi üks lind korraga ja sa jälgid, mis see lind teeb. Üks hingetõmme korraga ja kõik muu. See on rahustav ja see aitab väga palju kaasa, siis väga või nagu kuidas ma ütlen siis selle enda rahustamise puhul, kui ka reaalselt see aitab sul tuua sind fookusesse, et sa saad need asjad tehtud, mis sa tahad teha, mis sul on vaja teha ja sa näed lahendusi, näed võimalusi tunduvalt rohkem kui siis, kui sinu närvisüsteem on täiesti endast välja viidud. Nii et üks asi korraga, üks hetk korraga ja üks samm korraga ja olge tublid. Tšau!